külas käis, ta oli maani täis, ta minu juures juhtmed ajas sassi. Elektrik külas käis, ta oli maani täis, nüüd edaspidi pimeduses passi. No nii, päev, mis iganes, 5. päev vist juba tegelen selle asjaga. Roolivõimu turud on käes, kardani juba tegelikult panin alla neile, et saaks magada üldse. Paneme roolivõimu turud külge, siis on summuti vaja parajaks teha ja siis saab põhimõtteliselt maha jääda tasakalt. Nii et tegutseme ja meil on siin Martin Ojastega, nagu te nägite juba klipist ilmselt, on juhtmemüll. Igast asju kuradi oleme vaadanud, proovisime sütti ka sisse saada, aga ei saanud. Nii et ilmselt peame kassi ära vahetama ja siis tegutseda. Või noh, siis saab käima, või mitte käima, aga süüta vähemalt sisse. Siis saab edasi vaadata, aga see on õhtuline teema juba, et paneme kald kokku ja siis saab õhtuskul maha jääda ja siis on jah, siis vaatame edasi. Nii, nagu te näete, siis korralik juhtpidu on siin. Need kõik juhtmed tuleb ära vähendada. Siin on paar juhet vaja vähendada. Et kõige lihtsam see ei ole, aga Martinil on suur aju ja suur aitäh talle jällegi, et viitsid tulla ja aidata mind, sest mulle aju elektrit ei võta. Ma võin juhtmed kokku joota nagu päevad läbi, aga et vaadata, nagu, mis teeb mida ja hakata neid nagu omavahel seostama, mulle lihtsalt ei jookse aju piisavalt selleks. Nii et tänu Martinile saab see üldse see auto sõitma. Ja ongi hästi. Veits reroutisin asju, et ei peaks kõiki asju pikendama. Seal oli mingi 500 juhet. Pikendas ainult 3 pistikut, trossel, õhulugeja ja paagitulutus. Need kõik on pikendatud ja peaks toimima. Nii et ülejäänud kõik sai ümber kolle ja kolle alt igalt poolt veetud. Et oleks kõige ilusam ei ole ilmselgelt, sest et see on vale rooli oma on ju. Siit jookseb nagu, võiks nagu kohe sinna joosta, aga jookseb ringiga ja igast siukest asju, nii et praegu on budget värk. Ma võin selle uue juhtmistiku leida tulevikus ja lihtsalt ära vahetada, see ei ole üldse probleem, sest tegelikult see nii-öelda mootoripoolne ei muutu, ainult kerepoolne muutub, ehk siis jah, kui ma leian selle normaalse raha eest ja väga keeruline leida ja öelda, mis ajuga see on ja nii edasi. Mul on uuema tüübi juhtmistik ja oleks ta vanema tüübi juhtmistik, see oleks Bolton kõik olnud. Aga see uuem tüübi mootor, ehk siis N52N nõuab teist aju ja värki, siis jah, peab kahjuks sellega leppima, aga lihtsalt peab vaatama, otsima, äkki leiab mingeid. Aga praegu eesmärk oli see nädal käima saada ja siis hiljem tegeleda uuesti, teha ümber asju, kui on vaja. Ja nii ongi. Et nagu minu filosoofia on see, et get it running, don't get it right nagu David Freiberger äkki teada Roadkillist ütleb, et tuleb käima saada, siis on motivatsiooni tegeleda teiste asjadega. Sest kui sa hakkadki pool aastat seda autot ehitama, siis ei jõua mitte kuhugi sellega. Nii et jah, praegu lihtsalt tuleb kõik käima saada ja siis vaatab edasi juba asju. Nii et põhimõtteliselt praegu rohkem ma ei saagi teha enam, kui juhtmistikku tehtud on, siis saab kapoti panna peale ja kapoti kinnitus, need on juba lihtsad. Nii et jah, põhimõtteliselt on praegu siis kõik. Näeme siis, kui Martin tuleb ja teeme lõpuni juhtmistiku ja äkki saab käivitus video juba täna. Loodame. Mis teed? Täpselt dokumente vaatan läbi, mingi lepingut teeme äkki. Meil siin käib tugev elektriku koolitus. Oleme siin igast asju proovinud ja värki ja saime lõpuks süüte sisse ja selline vend on ka Eestis ja süüde on sees ja starter ka käib ringi, nii et nüüd on vaja lihtsalt kütusepump panna, ühendada kuskile plussi, et proovida käima saada. Ja kui läheb käima, siis saab kõik püsivad kinni panna ja No more low anymore. Vana YouTuber õpetab. Head makaronid on siin igasugused spagetid ja õiged need on vaja kokku omavahel viia ja siis läheb N52 N45 asemel käima. Juhtmestikud on täitsa nagu mingid erinevad. Sa vaatad ühe mootori neid skeeme, kus pistikus midagi on ja sa vaatad teise oma ja siis pead siin omavahel kokku viima. Ma siin eile joonistasin
väga kaunid asju. Et saaks pilli jooksma. Õnneks midagi suitsu pole veel kuskilt välja viskanud, nii et süüde läheb sisse, siis hakkab juba looma. Äkki saab varsti käimas. Jah, meil on jopanud siiamaani sellega, nii et loodame, et jopab edaspidigi. Ja üks vend siin prepib autot homseks. Ja eks järgmises videos näete, kuidas ma neile kõigile teen ära talvedriftis. Ära tusta mu kätt, ma ei jaksan ise ka hoida. Talvedrift on loosiga. Sa tuled osalema minu autoga ja siis loositakse kokku, vaata, ja siis sa ei saa sõita. siis ma sõidan Maikeli autoga lihtsalt. Nii et... Mul on seal pakkuda E36 2.0. Demo. Tead, miks ma üldse nõus olin või nagu ütlesin, et davai, sõida siis mul suva või? Sest viimane kord ma võitsin talvedrifti, kui me sõitsime 2 peal, jagasin Maikeliga autot. Mõtlesin, et äkki töötab. Äkki siis ei pea põdema, vaata. Ma olen iga kord mingi ilgete käsnadega sõitnud, no siuke nagu mul seal garaaži ees seisab. Oota, minu omaga sõitsid üks kord ja see oli ju normaalne. Ei, ma räägingi, et see oli esimene kord, kus ma jõudsin mingi top 4 üldse talvedriftil. Iga kord ma mingi käsnaga sõitnud ja see on mingi ära surnud. Ma täna sõitsin sellega esimesed kilomeetrid ja ma ütlen, et rool on parem kui E90 ja kõikidel mu driftiautodel. Nii et ma ei tea, mis sellel E46 sees, nagu mul on jumala hea see rool. Tahaks teistel väga meeldivad 46 roolid. Me läksime juba uude videosse, nii et lõike välja. Jõudsime liiga ette ja ma hoian nüüd kõrgema, siis muidu Maikel hakkab mu kätt väänama jälle. Sa võid selle pika, selle kaiku astma, et sinna telefoni külge panna, siis on hea. See on väike mul, jah. See tõstab täpselt selle lõua üle. Et igast... Me teeme videot vaikust. Igatahes täna paneme käima lihtsalt ja ilmselt ei hakka rapsima, et homseks sellega võistlusel jõuda. Kuigi see oleks ülikõva plaan, aga ma kahtlen väga selles töökindluses praegu. Nii et teeme praegu käivaks ja siis saab edasi vaadata. Saan äkki espäeval tööle minna sellega. Hakkad lämma peale? Ei, veel ei ole. Kohe panen. Hakkan ühendama asju. Me hakkame nüüd kütusepumpa testima, kas töötab. Nii on peal. Jah. Vaata, selleks on jumala hea kohka siin. Pane plussi. Oh! Töötab. Nii et nüüd peaks käivitada saama. Nüüd vaatame. Live action. Pole ühtegi katti teinud. Nii et vaatame, kas läheb käima ka. Sadet ei ole. Selle peal massi, selle peal plussi. Ei lähe vist. Oota, aga meil pole seda kassi signaali. Security moodul peab ütlema ajule, et sa võid käima minna. Ja meil on mingi see kassi ühendus veel tegemata, ma arvan sinna. Ei ole ju immo seda signaali kuskilt võtnud. Seda küll, jah. Sellepärast võib-olla käima ei lähegi. Sellepärast ma arvan jälle ka seda, et me sellega üles otsime. Samas immo peaks takistama kas starterit või kütuspumpa, aga meil on mõlemad praegu olemas. Ei pruugi. Ma arvan, et see... Teame head tekki. Proovi 90 võtmega käima panna. Mul on see siin. Oota, mis võtmega sa panid praegu? Originaaliga. Ei, sellega ta ei lähe käima. Ega originaal ei lähe sissegi. Ega see võti ei võtagi üldse. Jaa, aga ma räägin, see ei lähe süüte lukkugi. Ta ütleb, et vale võti. Sest ma pole kassi vahetanud praegu. Ma panin tagasi originaali. See ei lähe, seda aju, võti ja kass on omavahel kõik paaris. Okei, siis ma panen selle teise kassi. Null oled või? Kus need kommentaarides arvavad, et kuradi kõik asju teadnud peast. Sander hakkas vahetama kassmoodulit. Oma kaitseks ma võin öelda, et lihtsalt parempoolse autole teisel pool lihtsalt. Kassmoodul on seal rooli all, aga millegipärast kogemata vahetati seda teist moodulit seal. Need on kõik mustad kastid, noh, läks segamini, ei ole hullune.
aga ma hakkasin vaatama netist, et ei lähe käima. Tähendab, mitte ei lähe käima, vaid ei tunne võtit ära ja siis ma hakkasin netist vaatama, mis moodul on. Ja natuke vale moodul see ära vahetunud. Ühesõnaga nüüd, kui me vahetame õige mooduli ära, siis peaks ära tundma võtme. Ja äkki saame ikkagi hääled teha täna. Kas moodul on Car Access System. Me enne filmisime jumal pikalt, aga kogemata panime. No. Ei saa filmida siin. Enne filmisime jumal pikalt ja kogemata läks näpuga iPhone kinni vist. Nii et pool head materjali kadus ära. Me juba seal mootor käis ringi, saime pumbad taha. Aga selle originaalvõtmega, selle võtmega ei tulnud ära. Ja nüüd saab ära vahetada õige moodul ja nüüd läheb pill käima. Ma olen suht kindel. Kuigi ma panen pumpa ja mingeid asju veel käsitsi seal, lülitan releesid, need tuleb ära ühendada õigesti. Aga võib-olla saab hääled ära teha. Noh, siin on 10 võtit ka vaja, nii. See võiks olema ühe poldiga ka kinni. Ma ei leiagi seda polti, see on probleem. BMW vend on nagu õiget pidi auto seal. Kus see kurdi polt on? See hoiab seda. Sander, sul naba paistab. On pohhui. Seal on üks polt läbi august. Kas see on nüüd? Näen, jah. Ma pean ikkagi selle plastiku ära võtma see tees. Ei räägi või? No, eks minu mehis. Ei ole hullu, no. Unustasin ära, mis on, aga teist värvi on kasv. Ma ei tea, kas see mõjutab nüüd. Võtta see nüüd ja ma võtan juhtmed õigesse auku ja... Jah. Nüüd hakkame proovima käivitama. Paneb seal juhtmed paika. Nii, sidur on all. Kütsi pumpa ma ei kuule. Panid ikka pruuni juhtme kütsi pumpa? Nüüd tuli. Nii töötab. Katse 45. Ei tööta? Munn oled! Ma tahtsin peeneks anda! Tahtsin peeneks anda! Külmapootriga ei jäta peeneks, tead küll kuradi auto. Ei, kurad piiras, esimene käivitus, kuradi, come on! Aga meil on massi nüüd vaja. Kütuse pombale saada kuskilt lülitus ja ülejäänud asjad töötavad. Täitsa perses, mehed. No see oli päris raske. Ma arvasin, et see on poole lihtsam umbes, aga meil oli vahepeal täielik segadus. Juhtme jama, ja noh. Hakkasime mingit viga otsima, mis oli nagu tegelikult põhi pluss üks ei andnud ühendust. Oota, aga saame massi ära, siis ma saan koju minna sellega. No. Ei, sellel pead, seal ongi endale, pole mingi pilmiku. Mingi asja siis, kui sa süüte sisse paned, siis on... Ei no siia on vaja kuskilt massi tõmmata lihtsalt veel. No, ma pean selle massi üles... Jah. Aga võib-olla juhtub see niimoodi hoopis. Jah. Ja, aga see on siis pidev. Vaata, ei ole. On ju, praegu... Aga sul on praegu väljas sõidu?
praegu on väljas sõida, aga huvitav. Väga segane lugu. Miks see sees on? Siis on see relee sees ju praegu, see põhirelee ka. Aga tal on mingi see, ta elab mingi aeg. Siis lükkab välja vist talle. jaa, aga ma tahaks koju minna nüüd sellega. Väga pott kinni ja maja võtad massi ära. Ma võtan lihtsalt akuklemmi maha kuradi garaažis ja et jah, paneb siis asjad külge ja pane siis nüüd külge ära, noh. Ära filmi ennast nii alt. Filmi ennast kõrge. mulle mootor tuli põleb. Rihmarataste pealt. Mis sa mõtled? See seifis või? Oi, mingid tuled ja asjad. Äge sups. Sul õli kadu või tuleb supsist? Veits võib-olla. Miks see nii kuses? Mida või? Proovi sõidu peab ikka tegema. Sander, mida sa teed? Nüüd on kinni. Sul pandi lihtsalt see otsas ilusti. Jaa, see on küll push-lock. Alati, no vähemalt see on kõige parem stsenaarium. Selleks võid Kristiine visti selle. Siis on palju parem. Content ikka. Vana isand vaatab pealt, istub kuradi mugavalt oma toolis. See pole minu tool. Randi oma eest. Saab või ei saa nüüd burnouti? Nii kerge, quick release ventilaator. Jah. Mul on kõik mõeldud läbi. Õige, see on hea. Ma olen 3 aastat midagi õppinud ka su kõrval. Seda ei ole õppinud, ise ei tea seda. Seda, jah. Ma ei ole õppinud seda, et kui sa raha teenida pisut, et ise ei peaks seda. Vot. Katalüsaatori sademist olema. Tegelikult. Mul nädalaga tegin ära. Me tegime tänu Martinile, kes Martin ja Maicel entis ka 1+ ülesse. Ei, oota. Temast oli kõige rohkem abi. Kütuse pumba katkestas sulle ikka küll. Jah. Kiirkatkestas. Nii et
3 meest ja 1 nädal ja saab väga hea asja. ja 6000 eurot ja see võib olla sinu. Ei, 8000. Ja tegelikult kardaan veel vibrab, sest ma ei lasknud seda balansseerida, nii et see tuleb ära balansseerida. Ja roolivõim praegu veel hakib, nii et ma arvan, et veits õli peale äkki, siis on normaalne. Coolant level low. Uidle. Coolant level. Peab üle vaatama. Aurab ka ju. Mida vittu?